Tere kõigile, mina olen Iti-Andre Metsamaa. Ma töötan Ida-Viru ettevõtluskeskuses hariduskopteris. Võib-olla olete kuulnud, kes on enne minu mingit esinemist näinud kuskil? 2, 3, 4. Mis ma tegin eelmine kord? Toila spaas. Ja seal oli see mingi... Mis asi? Rahakratt oli, jah. See on sündmuse nimi tõu, aga... rahakratt oli seal. Okei, selge. Teised ei ole minuga kokku puutunud. Väga hea, tere! Enne kui me lähme selle teema juurde, millest ma täna räägin, siis head meestepäeva kõigile, poistele, meestele, kes siin ruumis on, kes iganes, kelleks ennast peab. On täna teie päev. See on naljakas vaadata sotsiaalmeedias on praegu meeletu piif üleval, et naised ei pane mehi tähele tänasel päeval. Mingisugune mees läks juba oma naisega tülli, sellepärast et naine oli läinud kodust välja niimoodi, et ta ütles, et kuule, davai, ma lähen, et vii prügiga välja. Aga ma loodan, et äkki ta tuleb koju tagasi ja siis ta teeb väikese õhtusöögi talle. Enne kui me lähme veel teema juurde, üks oluline asi, kas keegi teab, kes on Kohtla-Järve uus linnapea varsti? Kes on uudiseid vaatanud? Kes? Inimene, kindlasti. Okei. Ma valgustan teid natukene. Selleks nimeks on Max Kaur. Ja nüüd ma soovitan võtta korra oma telefon, panna Google'isse Max Kaur elu 24 ja siis panna images. Sorry, ma olen lihtsalt veits pahur täna selle peale, mis toimub maailmas. Leitsite või? Max Kaur, elu 24 images. Ma ei tea, mis pilti sina näed, seal kuskil peaks üks lind olema käe peal. Nägite? See on teie uus linnapea. Palju õnne varsti, kui midagi ei muutu. Aga see ei ole meie tänane teema. Max Kaur ei ole meie tänane teema. Laseme inimestel tulla veel, väga tore, et te tulite, tere. Lihtsalt, siin on päris palju noori. Kui paljud, me oleme kõik praegu Ida-Virumaal, ma lihtsalt korra ühe teise projekti raames uurin ka, kellel on kunagi plaan või tahtmine või mõte, et Ida-Virumaale tagasi kolimine oleks nagu täitsa okei. Olge kuss. Oh no, okei. See on päris kurb. Aga võib-olla teil tuleb see koduigatsus peale veel. See selleks. Igastahes, täna ma räägin teile sellest, kuidas endale kõige edukamad kaikaid kodaratesse loopida. Sellepärast, et mulle tundub, et me koolis ei räägi sellest teemast üldse. Ja see on üks põhjus, miks meil tänapäeval on üldse väga palju probleeme, on väga palju konflikte, mis tegelikult ei tohiks juhtuda. Ja ma täna näitan teile mõndasid videosid, räägime natuke teemadest, mängime natukene läbi neid teemasid. Kas keegi on draamaringis või teatris või teeb teatrit, on siuke näitleja tüüpi inimene? Kes julgeb nagu esineda? On kedagi või? Kätemeri, te olete gümnasistid. Okei, väga hea. Sinu peale ma loodan siis. Andra, kuule, kas sa saad pärast must paar piltiga teha? Mul on ühe koolitöö raames vaja näidata, et ma olen pidanud loengut ja see ei lähe ühegi projekti alla, aga see läheb koolitöö alla. Ehk siis, oota, ma kaotsin oma mõtte ära. Nii, lähme edasi. Me räägime siis, kuidas kaikaid kodaratesse loopida. See kõige rohkem, kuidas see juhtub, on siis see, et me mõtleme üle. Me mõtleme asjad natukene liiga valesti, me võtame asju isiklikult ja me üldse reageerime üleüldiselt üle igasugustes asjades. Ja tänu sellele tekivad hästi paljud konfliktid. Ehk siis, kuna mina olen ekspert üle mõtlemises, üle eelarvamuste loomises, isiklikult võtmises, siis ma arvan, et mina olen ka kõige pädevam sellest teemast rääkima. Ja see tänase päeva või tänase loengu eesmärk on siis, et mis asi on hea esmamulje, kuidas seda jätta, mis on selle komponendid või siis kuidas seda mitte jätta, kui te tahate endale kaikaid kodaratesse loopida.
et kuidas siis võiks esineda või olla. Lisaks sellele, et te näiteks teate väga palju, oskate väga palju, siis see kõik võib olla nagu tühine. Kuidas ennast kehtestada? Väga oluline küsimus, eriti teie, kes olete noored, sest teate, mis esimesed 20-ndad, kui teil on vanuse ees see number 2. Kui te jõuate sinna, siis teil on vanuse ees number 2. Ja selle tõttu väga paljud ei kuula teid. Ja nüüd on teil võimalus, kas te kehtestate ennast või te lasete sellel ennast nagu nii-öelda maha tampida. Minul on ka see 2. See neetud number 2 seal numbri ees praegu, mis tähendab, et mind ei võeta väga paljudes kohtades tõsiselt. Ma pean ise väga palju pingutama selleks, et keegi mind kuulaks, sest mul on ju 29, varsti on 30, taevale tänu, saan sellest lahti. Ehk siis, kui te arvate, et teil ei ole mitte kunagi mitte ühtegi konflikti, teil ei ole kunagi eelarvamusi, te ei mõtle kunagi üle, siis teil ongi kõik kaikad kodarates ja ma arvan, et te võite siit ära minna. Ehk siis, kui te seda mõtlete, siis kahjuks ma pean teile tunnistama, et see üks hetk hakkab teie elu mõjutama. Aga te ei saa sellest ise aru ja ma loodan, et te saate hästi ruttu sellest aru. Et me tegelikult alateadlikult teeme hästi palju igasuguseid eeldusi, järeldusi, asju ja see mõjutab meie suhteid. Ja siit järgmine küsimus näiteks. Kellel on siuke olukord tuttav? Kes tõstab käe? Nice. Väga hea. Kellel on see olukord tuttav? Lihtsalt lähed, vaatad, tutvud kellegiga, saad aru, mingi vibe ei klapi. Üks käsi, teine, 3., 4., 5., 6, väga hea. Näe, toimib. Nii, mis veel? Näed, olemas. Nii kui lause lõpuni jõuab, nii hakkavad käed tõusma väga hästi. Kas mul on veel midagi? Jep. Väga hea. Kuulge, super, siis ma olen õige publiku ees. Tegelikult ma arvan, et kõigil on seda, vähemalt mingis aspektis, aga võib-olla lihtsalt mõni ei pane tähele siin praegu, mis on ka fine. Räägime siis sellest, mis on kõige olulisem tegelikult. Minu kogemuses muidugi, see ei ole võib-olla üldlevinud fakt, aga mis te arvate, mis te julgete pakkuda, mis on kõige olulisem oskus? Kohe ära ütled siis. Tubli, väga õige, ongi. Võime suhelda ja inimestega läbi saada. Absoluutselt, ma kordan seda, ei ole oluline, kui palju te teate ja kui palju te oskate, vaid see, kuidas te inimestega läbi saate. Ainult üks ja ainus asi. Minu elus vähemalt. Ma võin osata, ma võin teada, ma võin olla nagu perfektne inimene kõikides teistes valdkondades. Kui me inimestega läbi ei oska saada, siis on kõik. Te peate minema tööle. Või te olete ettevõtjad. Või te teete mingisugust projekti. Teil on vaja inimestega suhelda ja läbi saada ka siis, kui asjad lähevad konflikti. Kuidas seda teha? Et see on hästi huvitav küsimus ja see tegelikult saab alguse ju hästi kiiresti sellest, milline on mis on see esimene asi, mis juhtub, kui me kokku saame? Millest räägitakse hästi palju, et see peab hästi paigas olema, kui te tulete, teie riietus, teie olek. Esmamulje, just. Andra on siin taga aktiivne, väga hea. Esmamulje, ehk siis kui te tahate põruda, siis kindlasti seda tulge, ma ei tea, mingite dressidega, olge hästi ebaviisakad, siis on nagu kõik korras, siis ei taha keegi teiega enam koostööd teha, isegi kui te väga hästi oskate, isegi kui te väga hästi kõike teate. Mul on üks koostööpartner olnud selline, kes on ülitark, IT-s, tipptase nagu, aga ta töötas noortekeskustes sellepärast, et ta ei suutnud mitte kellegiga läbi saada. Istus kuskil noortekeskuse taga rotikas töötas oma ja mingid arvutid, siis ta lihtsalt sõimas kõik inimesed läbi, keda ta vähegi nägi. Kuigi oli väga tark. Hakkame siis pihta. Kes ütles mulle, et ta on võimeline näitlema? Väga hea. Sa ei pea isegi näitlema, mina näitlen. Sina tuled lihtsalt mulle partneriks, mul on veider nagu iseendaga seda teha. Tule siia alla. Okei, kas keegi on lihtsalt nõus istuma siin tooli peal? Nii, tule, väga hea, super. Ja nüüd teised kõik vaatavad ka.
Tegelikult tead, mis, mine sinnapoole. Sorry, teeme ümber. Mine sinnapoole. Sinna, võt siia. Et sa istud mulle nagu vastu, teeme siukse töövestluse olukorra. Mine korra ringi, istu sinna. Väga hea. Siis kõik näevad mind ka. Ma panen korra mikrofoni ära, nii et ma üritan valjusti rääkida. Ja nüüd jälgige, mida mina teen ja kuidas ma teile tundun. Ja mis see nii-öelda esmamulje teil minust jääb. Nõus? Ehk siis, mis su nimi on? Aldo. Aldo, okei. Aldo, ehk siis mina tulen siia, Aldo on minu tulevane võib-olla tööandja. Sina oled see, kes intervjueerib mind. Jah. On ju? Kes sa olla tahad, mis ettevõttes, mis valdkond? Ma ei tea. Teeme, et sa oled mingi investeerimisfirma. Okei. Investeerimisfirma, hästi palju raha, hästi oluline. Ja siis mina tulen töövestlusele, sest ma tahan saada üheks investoriks. Nii. Meil lüldi seda praegu on. Okei. Tere. Tere. Nii. Ma räägin teile siis sellest, mida mina oskan. Mul on olnud meeletult pikk tööstaaž. Ma olen töötanud 5 erinevas firmas ja viinud need firmad maailma tippu. Nad on teeninud miljoneid tänu sellele, et mina olen olnud nende meeskonnas. Ja ma arvan, et ma olen üks parimaid selles valdkonnas. Okei. Aga jah, nii. Ja tuleb teine karakter. Panite tähele kõik? Okei, nii. See näitamine on päris raske, ma nagu ei suuda seda. See on nagu täitsa vaibi saada, võib-olla loengu lõpuks saame. Nii, okei. Tere! Tere! Tervist, väga meeldib. Väga meeldib. Kuidas teil läheb? Pole viga. Väga hea, okei, siis on hästi. Ma täna tulin sellele töövestlusele sellepärast, et ma tahaks teie firmas töötada, sest ma tõesti usun, et investeerimine on nagu minu kirg ja mulle väga meeldib seda teha. Ja ma olen hästi palju investeerinud ise ja ma olen tegelikult töötanud ka firmade jaoks. Ma olen olnud hästi aktiivne alati ja ma olen ka teeninud päris palju nendele firmadele, et mulle tundub, et ma saan sellest turust väga hästi aru. Ja kui te oleksite valmis minuga koostööd tegema, siis ma tahaksin väga teie firma arengusse panustada. Kõva värk. Okei, väga hästi. Nii. Aitäh sulle, Aldo. Sa võid minna oma kohale. Mis teile nende 2 karakteri puhul nüüd tundus? Kumb oli parem, kumb oli halvem? Mis te arvate nendest 2 karakterist? Teine oli parem. Okei. Miks? Sõbralikum. Mis sellel esimesel viga oli? Mis juhtus? Pole emotsiooni, väga enesekindel. Kas te võiksite esimese kohta öelda, et ta tundus kompetentne? Ei tundunud? Okei, lihtsalt enesekindel. Okei, aga teine tundus siuke soe ja sõbralik, jah? Võib-olla see ei tulnud väga hästi välja, aga ma proovisin teha nagu sellise nende 2 nii-öelda äärmust. Ja tegelikult need kumbki ei ole väga ideaalsed. Teine on parem ka minu arvates, sellepärast mulle meeldivad soojad ja sõbralikud inimesed. Aga sellel on paar ohtu, mis sellega kaasneda võivad. Ehk siis ma näitan teile ühte videot ja ma soovitan, palun, kes te tahate sellest asjast rohkem aimu saada, minge koju ja vaadake see video täies pikkuses ära. Sest kui te suudate sellest videost kas või 10% endaga kaasa võtta ja järgi teha, siis te olete ma arvan, ühed kõige tugevamad tegijad üldse. Kas sa teed nalja, sa ei lähe käima sinna? Selle oleks võinud läbi katsetada korra. Vaatame, kas ma saan siis teha niimoodi. Et vaatame kohe, kas see tuleb. Õnneks meil on aega. Võib-olla ma pean panema enda hotspoti, vaatama korra. Kõik on internetis, on jah, kõik kasutavad neti ära praegu.
Stress Quattro. Jah, teie netti ei pea välja praegu, mis on fine, see on fine. See on üleüldine viga. Näed, siin tuli ka, okei, siis ma saan selle kinni panna, sest mul on mingid cue'd siin, kus ma tahan näidata teile asju. Ma korra räägin ära, ehk siis mul on paar kolleegi olnud sellised, kes on kogu aeg hästi soojad. Siuksed, tere, nii tore teid näha, nii vahva, me teeme siukest asja, nii vahva, nii tore, kuule, sa oled nii tore, et meil on nüüd selline projekt ja me teeme seda. Sellega juhtub see asi, et nad ei tundu enam kompetentsed. Nad on liiga soojad, nad on liiga head, nad on liiga ninnu-nännu, on ju. Ja siis on see teine äärmus, tavaliselt nad on mehed. Tavaliselt need on siukest olulistel kohtadel olevad mehed, kes tulevad ja on kogu aeg kalanäoga. Ja ma olen teinud seda ja teist kolmandat ja ma oskan seda ja ma olen hästi intensiivne. Ma ei ole kunagi lõbus, ma ei tee midagi lõbusat. Mind ei huvita, mida sina teed, mina olen mina ja me ajame hästi olulist asja siin praegu ja me kõik oleme hästi ametlikud. Ja need asjad on nii. Ja nüüd on seal vahel on tegelikult selline, kuidas siis öelda, karisma. Et sa ei pea selleks, et ennast kehtestada, siis kui sa väga palju kehtestad ja oled väga kompetentne, siis inimesed tegelikult ei taha sinuga eriti suhelda, nagu te ütlesite. See teine karakter oli parem, sest ta oli soe. Aga kui sa oled liiga soe, siis inimesed ei usalda sind, sest sa võid olla natuke naiivne, natukene liiga. Ja nüüd on siin see Vanessa Van Edwards, keda kui ma ta leidsin, siis ma olin nagu mingi parim inimene ever, sellepärast, et ta annab sulle, mis asja ma teen, annab sulle sellised väga lihtsad nipid, kuidas siis inimestega suhelda. Vaatame, kus ta praegu mul on, 56. Ja see on väga pikk, kui te teete süüa kodus või teile meeldib, ma ei tea, mõelda või arutada asju ja te tahate lihtsalt midagi kuulata, siis ma proovin selle heliga saada. Huvitav, kus ma saan heli siit. Vaata, tehniliselt peruse. Mul on heli põhjas praegu. Seda oleks ka pidanud meestega arutama natuke. Vaatame. Äkki see läheb ikkagi niimoodi, nagu ma tahan. Või äkki ma pean siit juurde panema. Katsetame. Praegu nagu ei tule. Võt sellepärast tuleb hästi palju parem kohale tulla. Jah. Võib-olla midagi hakkab pilisema, pange kõrvad kinni. Äkki nüüd. Ma ei suutsa aru, mida 1000 lõppu on siin. Wow. Ja, siin on kõik. Ma vaatan ka üle veel. Siit on kõik peale. Vaata, äkki mul on see. Vaata nüüd, proovi nüüd. Okei, ma ei tea, kui sa saad kedagi kutsuda, ma võin esimese osa ise ka rääkida. Ehk siis, kui, ma ei tea, kas keegi tundis ennast ära, et ta pigem kaldub näiteks sooja poole või ta pigem kaldub selle kompetentse poole. Kuidas te tundsite? Kes on nagu pigem selline soe karakter? Sina. Ahah, väga hästi. Ja kes tundub, et ta on kompetent, et ta on siuke pigem tõsisepoolne, siuke konkreetne, ei naerata väga palju. Pigem see esmamulje on siuke resting bitch face. Nii, väga hea. Siin, väga hea. Ja teate, mis sellega juhtus, üks on mul vähemalt, mis mul juhtus, oli see, et kui ma läksin ülikooli, siis ma läksin ülikooli niimoodi, et ma olin tegelikult sisemiselt hästi närvis, sest ülikool on üks väga suur etapp, kus sa lähed ära kodust, kus sa oled olnud väga turvalises keskkonnas või gümnaasiumis, kus sa kõiki tead ja korraga sa oled uues keskkonnas. Ma läksin sinna ja minu tavapärane olek, kui ma ei räägi ja ma olen nagu lihtsalt nagu lõdvestunud, siis minu nägu on see. Nii, ja ma käisin nüüd niimoodi ringi ülikoolis. Ja ma ise olin sisemiselt hästi närvis, sest ma ei saanud aru, kus ma olen, kes ma ümber on, mida me teeme, kas ma näen hea välja, kuidas seda kõik tundub, mis ma tegema pean, kas ma teen kõik õigesti, lalala. Ma olin hästi nagu tegelikult sisemiselt hästi ebakindel. Aga väljast ma olin see. Mis tähendas, et 2 kuud hiljem
tuli üks kursaõde mu juurde ja ütles, Iti, ma ei julgenud sinuga suhelda, sellepärast, et sa tundusid nii hirmuäratav. Ma ei teinud mitte midagi. Ma lihtsalt olin. Ja minu aura tundus väga hirmuäratav, mis tähendab, et inimesed ei julge võib-olla teiega suhelda, kui teil on kogu aeg see resting bitch face sees, on ju. Ja minu jaoks, ma näengi seda enda elus, mina pean andma sooja energiat rohkem välja, teadlikult. Teadlikult ja mis need soojad vihjad ja energiat on? Esiteks, autentne naeratus, väikene selline. Vahel, ma ei tea, kas te näete internetis neid reelse, kus su nägu ei filterda mingid emotsioone ja siis kui mingi loll olukord on, siis sa oled nagu niimoodi ja keegi peab sind togima, et sa nagu muudaksid oma näo ära. Ehk siis teadlikult natukene nagu naeratama. Teadlikult, lihtsalt väike sükene smile. Kui te tulete kuskile, eriti kui te lähete töövestlusele, siis esimene asi, et te nagu korra annate selle sooja vihja, et ma olen tegelikult soe inimene. Teine asi, mis annab sooja vihja, kui te olete liiga tõsine, on see, et vaata, ma ei tea, kas te nägite, kui ma seda teist karakterit tegin, see esimene karakter pigem nõjatus tahapoole, oli hästi sükene nagu eemal, siis see soe karakter nõjatus ettepoole. Kui te kedagi kuulate, siis selleks, et näidata, et te kuulate, siis tasub ettepoole korraks, mitte kogu aeg, mitte niimoodi, et kui sina räägib mulle veel. Natukene, vahepeal korraks lihtsalt lähete korra ettepoole, et tundub, et te kuulate rohkem. Ja siis on veel nii, naeratate, kuulate ja üks hästi, muidaks kutid, teile nipp, mis naistele meeldib. Nüüd tore, ma saan anda siukseid elulisi vihjeid. Mis naistele meeldib on see, et meil on heli. Ehk siis Vanessa saab kohe varsti rääkida teile ise. Mis naistele meeldib on see, et kui ma näiteks sinuga räägin, siis ma ei oska teha seda isegi, sest ma ei ole mees, vaata, mul ei ole vaja teha seda. Aga kui ma räägin ja kui sina räägid mulle midagi, siis ma vaatan sulle otsa ja ma kallutan oma pead natukene, et sind paremini kuulata ja siis ma hästi õrnad, mitte niimoodi kissita, aga natukene kissitan silmi, ehk siis see alumine lihas siin läheb nagu pinge. Sest siis sulle tundub, et ma kuulen eriti pingsalt. Ja naistele see meeldib, mehed. Oi, naistele see meeldib. Sest siis te panete kogu enda tähelepanu sinna. Ehk siis, kui teil on naisülemus, on ju. Aga ma panen nüüd Vanessa käima, siis ma ei pea rohkem ise seletama, sest... Okei, tavai, sobib, see on väga hästi. Jaa, super. Nii, vaatame korra. Jah, see on ka tore. Your brain is 12.5 times more likely to believe my gesture over my words. And that's because it is very hard to lie with our gestures. For example, you want to do I saw this wonderful graph, which kind of explains it, which I'll put on the screen for anyone that's watching. And this was... Ehk siis, oota, siin on all seal, ma näitan pärast seda graafikut ka. Te näete, siin vasakul pool on soojus ja siis on kompetents, on ju. Ja see karisma punkt on see, mida te tahate saavutada selleks, et näida siuke kompetentne, aga... There's a danger zone. The danger zone, I'm guessing, is when you're low warmth and low competence. That's it. Those are those folks that are stoic. If you don't send enough warmth cues, if you don't send enough competence cues, people cannot trust you. They have trouble working with you. They have trouble talking to you. This is the curse of very smart people. Very smart people think, my ideas will stand alone. My book smarts are great. I don't need to communicate these cues. My ideas are enough. That's what happened to Jamie Siminoff in the tank. He did not show enough warmth or competence cues. He relied solely on his ideas and his numbers, and he could not get a deal. So people who want to be taken seriously, you have to show warmth and competence. The other problem with highly competent folks, and you lean higher in competence, this is for you too, which is, this is directly from the research. Too much competence without enough warmth leaves people feeling suspicious. So no matter how competent you are, no matter how good your ideas are, if you are not showcasing that with warmth, people are skeptical of you. Nii, ma praegu rohkem seda ei lase. Ehk siis see on see, mida ma tegelikult rääkisin. Ja ma lasen seda infot korra uuesti, sest kordamine tarkus ema. Paneme natukene edasi, ma lähen selle vaatame korra, kas ma saan 1 minuti peale. Sest siit tuleb järgmine oluline asi. Okei, proovime enam vähem. Okay, Siebel, yeah. Second, this is a weird one.
the most important measurement on your entire body is the distance between your earlobe and your shoulder. This distance right here. Watch. If I were to do this in the interview the entire time, if I were to have a very small distance between my earlobe and my shoulder, I would look anxious. I would also have a really hard time giving you vocal power. You would have a hard, do you trust me? No, you look nervous. Right, I look nervous. There's a direct correlation between confidence and anxiety and the distance between our shoulder and our earlobe. And very quickly, we're trying to just assess someone the first few seconds of seeing them. We're trying to assess how confident are you? Can I catch it? We don't like people who are anxious. We don't want to talk to someone like this because we don't want to catch that anxiety, but we do want to talk to someone who has the max distance between their earlobes and their shoulder. So when you're in a first impression, also in your profile pictures. Ja siis nad rääkisid sellest raamatu kaanest, mille see naine tegid, on ühe raamatu kirjutanud, aga sinna me praegu ei lähe. Näitan korraga siit midagi, vaatame, mis ma siia panin. Eye contact is a power move when you look at someone at the end of your sentence. So we're very used to if someone's thinking about something and they're processing something in their head, and I'm telling you that there were 465 gestures in a TED Talk, that is the most important way that I want to showcase something to you. That we like it when someone is actually accessing different memories or areas of their brain, but then when I end my sentence looking right at you, you're like, so highly competent people make eye contact specifically at the end of their sentences to drill a point, and ideally when the other person is saying something important. Nii, ehk siis silmside ei pea olema intensiivne, sest kui ma siin kogu aeg terve vestluse lülitan, väga intensiivselt räägin ja vaatan sulle silma, siis ühel hetkel peaks sul hakkama ebamugav. Juba vist hakkas, ma arvan. Mul vähemalt hakkas. Tegelikult ta seal alguses rääkis ühte asja veel, mis on ohtlik, kui te esinete. Näete, mul on kogu aeg käed nähtaval ja see tekitab ka väga sellise turvalise tunde. Sest kui ma panen oma käed peitu, panen mõlemad käed peitu, siis alateadlikult te mõtlete, et kas mul on midagi varjata, kas mul on selja taga midagi, kas ma võin teid rünnata. See on instinkt lihtsalt, mis meil on jäänud sellest ajast, kui me veel kaklesime ja kaitsesime ennast rusikate ja relvadega. Aga vaatame, mul on mingisugune märge veel siin, vaatame natuke seda ka. Ja siis me liigume edasi. 15:49, kus sa oled? Okay, hakkame siit. So what advice would you give me then as an interview, I guess I'm an interview host of the show? What is, because people come here, sometimes they're nervous, you know, we have people come in there, some people come in there nervous a little bit, and I always want to make them feel comfortable, but you know, as you said, I probably don't rank that high on warmth, so it doesn't come that natural to me. I'm not the kind of person that comes out and is like, hi, welcome, and like, hey. And that would be off-brand for you. Yeah, and it wouldn't be authentic. No, it would be off-brand for you. Right, it's too much. Okay, so 5 warmth cues. Okay. So for those of you who are listening, the 5 power cues I just shared, those are if you think you are really high in warmth, but you worry that people don't take you seriously, you're worried that people ignore you, you get interrupted in meetings. I want you to use those 5 power cues if that's you. Now I'm going to teach you 5 warmth cues. If you have ever been told you're intimidating, hard to talk to, cold, if you often feel like people are holding back or not opening up to you, I want you to use these 5 warmth cues. This is dialing up your thermostat. Okay, these are for you too. Mm-hmm. First, we love a triple nod. Research has found that if we do a slow triple nod, the other person speaks 67% longer. So as an interview, this is a great cue. Watch, so here's my triple nod is, We love it. It's like a nonverbal ... It's like, tell more. Now, be careful. Don't bobblehead. So you don't want to do it too much. Right, that's too high and warm. Okay. And second, you don't want to do it too fast. Too fast of a triple nod is impatience. Seen that before. Yeah. So I love a warm triple nod, but you have to be universally, if we're trying to hear something, we tilt our head up and we expose our ear. Right? We're as if we're trying to, like dogs do this when they're like, you know, and they expose their ear. Humans also do this across cultures because it's kind of a way that we're like, oh, I'm listening to this. Research has found that if you deliver bad news with a head tilt, you are more likable. So people take the news better if you deliver bad news with a slight head tilt. Because Ehk siis, kui te tahate oma paarilist maha jätta, siis... Vabandust, sorry. Igatahes väga huvitav, kas te muidu enam-vähem tajusite, mida ta räägib?
ei olnud liiga kiire. Ehk siis, et imelik, et me tegelikult isegi võib-olla ei taju seda teadlikult, aga alateadlikult enda kehakeelega sa saad väga palju edasi anda. Kas ma teen seda? Kas ma olen siin ees? Ma värelen? Kas ma teen seda? Kas ma ükskord, kui poisid esitasid oma õpilasfirma ideed, siis nad tegid terve aeg seda. Nii et kui sa nagu filmisid neid terve aeg ja siis panid kiirenduse peale, siis see oli päris naljakas. Vaatame korra, kas tal on veel. But a head tilt is also a way that you can slightly add warmth to your. That looks weird. Head tilt to my. I'm a bobbleheader. If you are a bobbleheader, you can train yourself to replace it with the head tilt because it's physical. Head tilt. Yeah, igastahes. Räägib. Yeah, head tilt that. Yeah, there's something sure. brief. You know that you mentioned the book, The Game. Funny trick they teach, which I'll teach you. It's not part of my warmth cues, but I'll. Okay, siit läheb juba manipulatsioon. Igastahes, seal on üks. Ma soovitan seda väga kuulata, siis body language expert stop using this. Vaadake see video ära, kui te vähegi saate. Kui teil vähegi on aega, see aitab teid nii palju. Ja siit tuleb üks sükene manipulatsioonitrikk ka, mida teil on hea teada selleks, et keegi ei saaks teiega manipuleerida. Seda ei tohi ise kasutada, sest tegelikult me oleme hästi kergelt mõjutatavad. Kui keegi kasutab seda teie peal, see on siis see, et kui ma näiteks räägin sinuga, ma ei kasuta siin, ma olen siin nii palju kasutanud. Ma räägin sinuga ja ma tahan, et sa minuga nõustuksid, siis ma teen niimoodi. Ja sa hakkad kaasa noogutama minuga. Ja kui sa noogutad minuga kaasa, siis see tähendab, et sa alateadlikult hakkad ka minuga nõustuma, isegi kui sa minuga ei nõustu. Ehk siis see on üks viis, kuidas inimesed võivad teiega manipuleerida ja kui see juhtub, palun tehke stopp. Ja tooge ennast tagasi sinna mõttesse, mis teie juures on. Aga me liigume siit edasi, vaatame, kas on veel video. Ehk siis see oli see tabel, mida ta enne näitas. Ja nüüd, nagu te ütlesite, kes on soojad inimesed, kes on seal otsas, kes teevad kõiki neid sooja vihjeid. Pea on veidi kaldu, noogutate, naeratate, olete hästi toredad, siis natukene proovige endale seda kompetentsi juurde panna. Ehk siis te olete konkreetsed, ei kaldu nii palju ette, olete nagu olete kompetentsemad nende märkide järgi, mida te näitate. See steeple, millest me vist praegu ei vaatanud seda, see steeple, kas te teate, mida Angela Merkel teeb kogu aeg, kui ta räägib? Selle kohta oli mingi nali ka, et selle superglue'ga ei tohi nagu mängida, siis muidu nagu näeb otsa teevad. Aga ta teeb seda kogu aeg. Ja seda ei tohi teha niimoodi, sellepärast, et siis sa oled nagu see Simpsonites see Barnes, aga lihtsalt hoida. Kui sa räägid midagi ja sa paned käed nii, juba mõjub. Ülilihtne. Ma arvan, ma jätan selle praegu vahele, ma tahan jõuda selle konflikti baasina, aga hea oleks, isegi kui ärme praegu seda läbi tee, kui te vaatate selle video ära ja te lähete peegli ette, siis palun mängige need ekstreemselt läbi. Niimoodi, et kui te võtate selle danger zone'i, see on siis see, kus ma ei teinud seda enne, aga põhimõtteliselt see on enamus inimesi tuleb kuskile töövestlusele või esinema ja siis nad on üsna pinges, eriti kui nad teevad esimest korda seda. Nad ei loo silmsidet, nad teevad nagu kõike valesti ja see tundub väga-väga, kuidas ütelda siis ebakompetentne ja ma ei anna ühtegi sooja vihjat ka, ma lihtsalt nagu proovin ellu jääda. Ja samas, kui ma olen liiga kompetentne, siis see on ka ohtlik, kui ma olen liiga soe, siis see on ka ohtlik. Harjutage, mängige läbi, sest kui te selle video ära vaatate, siis ainult sellest ei piisa. Mina ka, ma vaatan seda juba mingi 3. korda ja ma alati harjutan midagi muud. Aga me liigume edasi. Nii, siuke pilt teile. Ja küsimus. Kumb on rohkem? Peegeldab, et inimene austab ennast. See mees. Mitte keegi. Tubli. Tüdrukud, kas te teate seda reeglit? Et kui te kleiti kannate, siis üks väga kindel signaal, mille te annate, kui teil on nii käed paljad kui ka jalad paljad, on see, et te olete litsakad. Kui te tahate kuskile minna ja te kannate sellist kleiti, siis inimesed saavad esimese signaali sellega, et te olete suht vabade kommetega. Eetikareegel näitab seda, et kui te katate ära kas jalad ja jätate käed paljaks, siis on okei. Või kui te
jätate jalad paljaks ja käed on kaetud, siis on okei. Aga praegu siin pildil mitte kumbki ei näita austust enda vastu üles. Sellest Justin Bieberist me ei räägi. See on nagu, see ei ole okei. Või no, selles mõttes, kui te tahate mitte seda tööd saada ja tahate endale nii-öelda kaikaid kodaratesse visata, siis niimoodi võib minna välja küll täiega okei. Ja nüüd on üks asi, mis maailmas hästi tihti juhtub, on eelarvamused. Teate, mis need on? On teile räägitud? Eelarvamus. Näiteks, siin ei ole selliseid ekstreemseid näiteid. Tänavatel kõnnivad vahepeal hästi tumedates riietes sellised kooti inimesed, kellel on kooti stiil. Või on hästi palju tatoveeringuid. Mis teile tundub? Esimene mõte, mis sul on mingi? Aine. Aga tegelikult võib-olla asi pole nii hull. Või keegi ütleb midagi sükest kahtlast. Ja sa kohe teed hinnangu näiteks, et ma ei tea, kas Trumpi suunas, et ma pooldan Trumpi või pooldan, ma ei tea, kedagi teist. Ja siis sa kohe nagu arvad, et see asi, et ta on hull Trumpi pooldaja näiteks. Aga kas te teate, kes see on AC/DC üldse? AC/DC, väga hea. Nende nime kohta arvati ühte väga huvitavat asja. AC/DC, on ju? Siin kohe selles video algusest ütleb ka, ma lihtsalt toon selle välja, et küsivad, et kas AC/DC nimi tähendab Antichrist Devil's Child. Küsivad siin kohe. Ehk siis, et paljud arvavad, et teie nimi tähendab Antikristus mingi kuradi poega, midagi sükest, on ju? Ja siis need AC/DC omad vastavad sellele. Selleks ajaks, kui see intervjuu tuli, hästi paljud inimesed olid mõelnud, et see AC/DC on mingi kuldibänd, nad teevad mingid rituaale, nad on hästi õudsad, nad seisavad, ma ei tea, mingite satanistlike põhimõtete eest. Aga siis tegelikult, mis tuli välja, vaatame kohe. AC/DC, some people say that stands for Antichrist Devil's Child, does it? It came from the back of my sister's sewing machine. Sewing machine? Yeah, you know, it's on any electrical appliance. It's power. It just means power. Ehk siis, mida see tähendas? AC/DC. Power, noh. Mida te arvate kuskil selja taga ja mõtlete, et see on mingisugune kultibänd? Mingi küsige. Kuulge, kutid, siuke nimi, mis tähendab, vaata? Ehk siis see on hästi raske nagu aru saada sellest, et me loome mingisugused eelarvamused ja need eelarvamused lõpuks lähevad tegelikult vandenõuks kätte. Ja nagu näiteks see pilt meedias vahepeal levis väga aktiivselt. Nii. Mis teete? Näete, et keegi klassikaaslane teeb niimoodi. Mis toimub? Mis juhtuda võis? Mis te arvate, mis juhtuda võis? Noh? Läks sai vihaseks kellegi peale, on ju? Mis asja? See 6-7-ga midagi, ma saan aru. See on Eestisse ka jõudnud kahjuks või õnneks, ma ei tea. Ehk siis midagi läks pekki, ta tahab kellegile nagu flippida kohe minu esimene arvamus. Täiega nõme, väga kole, see on tegelikult Prince William, kes peaks olema siuke viisakas ja tore, aga näed, siuke vend, on ju. Hästi nõme vend, kohe, ma ei tea, unfollow ja hakkan kiruma teda nurga taga, sest ta on nii ebaviisakas ja nii kole inimene, on ju? On ju? Kohe mõned vanamutid võtavad kohe sappa ja hakkavad heietama. Aga mis see tegelikult on? Tegelikult on näites niimoodi, lihtsalt teise nurga alt oli. Noh. On ju? Ehk siis me ei näe kogu lugu. Me loome eelarvamusi, me loome mingeid hinnanguid, me loome vandenõusid selle info põhjal, mis meil on, et tegelikult see asi ei ole üldse nii. Ma soovitan siis minna lihtsalt juurde ja küsida, mis värk on. Keegi käitub imelikult, ma toon siin järgmise slaidi peal. See on ka veel vahepeal, ma lähen korra siia, siis ma toon tagasi. Keegi käitub imelikult. Klassikaasselt tuleb, nähvab sulle, on ju. Esimene asi küsida, kuule, mis värk on? Mis toimub, vaata? Kas kõik on hästi sul? Ära võta neid asju isiklikult. Ja teine asi, me rääkisime sellest, et kas vahel on niimoodi, et sa saad kellegi kokku ja sa tajud, et sa ei meeldi talle. Või mina näiteks, tema ei meeldi sulle. On ju? Kõik tõstsid, või mitte kõik, paljud tõstsid käe. Selle fenomen on antipaatia. Ja väga suur tõenäosus on see, et kui näiteks sina ei meeldi mulle, näiteks ma tajun kohe ära, ma tulen siia ruumi
ma vaatan, aina, siis väga suur tõenäosus on see, et ma ei meeldi sulle ka. See on mingi energia. See on mingi inimeste vaheline asi, näiteks ma arvan, et paljudele mina ka ei meeldi, see on fine. Ma ei pea seda isiklikult võtma, aina. Ma tulengi siia, ma vaatan, sinuga ma sobin, väga hea energia, väga hästi, nii, enam vähem, aina. Ja siis mõnega või siis on, kuule, super, aina. Me lihtsalt kõigiga ei sobigi. Nagu õpetajad ka, teil on õpetajatega konfliktid. Järelikult see energia ei klapi. Tal ei ole tegelikult isiklikult teie vastu midagi, lihtsalt teie energiat ei klapi. Ja selles olukorras tuleb ellu jääda. Kõige parem oleks see, kui õpetaja oleks nii pädev, et ta hoiab oma hinnangut tagasi. On professionaalne, aga kahjuks väga vähesed inimesed on seda. Ehk siis, seda antipaatiat on väga raske varjata, aga seda on võimalik varjata. Ja kõige lihtsam on see, et kui ma näiteks tunnen, et ma ei tea, me ei sobi, üldse ei sobi, siis ma lihtsalt ikkagi olen tere, ma austan sind. Ma suhtlen sinuga, aga ma ei pea sinuga sõbraks saama. Me lihtsalt saame enam-vähem viisakalt läbi, aine. Ehk siis sellest me rääkisime. Lihtsalt minna korra huvituda ja küsida, mis toimub. Näidata üles huvi. Aga mis juhtub siis, kui te läksite juba konflikti? Ma pean midagi, kes teil ei julge keegi näidata, ma tahaks läbi näidata seda olukorda. Et kuidas seda konflikti lahendada või kui see konflikt juhtub, mida siis teha? Oota, ma mõtlen korra, kas ma mängin selle teiega läbi, kohe ma vaatan korra, mis siit tuleb, siis tuleb see video. Okei, mängime läbi siis, kas keegi julgeb minuga konflikti minna? Tule, tavai, väga hea. See slaid tuleb küll hiljem, aga teeme selle praegu läbi. Nii, olukord on järgmine. Nüüd sa saad täiega lihtsalt auru välja lasta, aga ära löö mind, palun, aine. Ja see olukord on selline, et meil oli inglise keeles üks grupitöö. Nii, grupitöö, see oli vaja tänaseks ära teha. Me jõudsime klassiruumi ja tuli välja, et sina arvasid, et mina teen selle töö ära ja mina arvasin, et sina teed selle töö ära. Just. Ja õpetaja nüüd ütles, väga hea, teil on tegemata, see oli siuke pikk kirjalik töö. Nüüd peate selle hiljem uuesti tegema, aga 7 lehekülje asemel on nüüd 10 lehte. Ehk siis sina oled väga pahane minu peale ja mina olen väga pahane sinu peale. Aine, tavai. Panen mikrofoni ära, siis muidu ma nagu lihtsalt võidan selle võistluse. Aga siis lihtsalt... Ma ei tea, kas sa oled nagu väga siuke riidleja tüüp, aga proovi praegu olla, aine. Ma võitsin solvata. Sa võid solvata mind, jah? Okei. Tavai. Mida asja nagu? Mis mõttes sina pidi tegema selle töö ju? Sina? Mina? Jaa. Me leppisime kokku, et sina teed selle. Ma olen taun, ma ei oska. Mis mõttes sa oled taun? Sa võid käida gümnaasiumis. Ma ei oska. Mida sa ei oska? Ma ei oska kirjutada. Mu käekäest ei saa keegi aru. Mis mõttes? Miks sa tulid gümnaasiumisse siis? Ma midagi ikka oskan, aga kirjutada mitte. Okei, väga hea, aitäh. Kõige hullem oli see, et ta praegu juba tegi selle teise näite ära. See on isegi piisavalt agressiivne. Sa juba lahendasid selle konflikti õigesti. Sest tegelikult teeme korra niimoodi, et teeme nüüd teise variandi. Aga teeme nii, et sina lendad mulle peale nii, nagu ma praegu lendasin sulle peale. Aine. Et see nagu lihtsalt lase, nagu ma olen kõiges süüdi. Tee niimoodi, et nagu sa arvad, et ma olen kõiges süüdi. Nii, 3, 2, 1 läks. Kuule, meil töö on tegemata, mis mõttes? Ma sain aru ja see läks veits halvasti või? Sina teed kõik ära. 10 lehte. Homme. Aga huvitav, kuidas see läks meil valesti? Ma ei tea. Sina ei teinud seda. Võib-olla tegin mina, ma ei tea. Sina pidid tegema. Aga võib-olla tõesti. Jaa. Ma ei tea, jah. Mina tean. Ma olen tark mees. Mulle tundub ka, et see on päris tark. Jaa. Ma tundub küll. Kuule, väga hea, aga siis äkki me teeme ikkagi midagi seda 3 lehte koos ära? 3 lehte? Nagu lihtsalt jagame 2 peale ära. Mis sa arvad? Ei. Nii, aitäh. Aitäh sulle. Nii. Sa võid kohe. Ehk siis tegelikult Aldo juba alguses maandas mind ära. Mul oli väga raske riielda, sest ta juba võttis omaks selle süü.
ta võttis juba omaks selle, aga meil on tihtipeale näiteks minul endal on hästi suur ego. Kui keegi mind süüdistama tuleb, ma ikka annan tagasi pauguga, vaata, mis mõttes mina ei ole süüdi. Aga paaril korral ma olen saanud enda sabast kinni ja ma olen ütlenud, jah, mina olen lõll. Jah, sorry, see oli minu süü. Kuulge, sorry, kuidas me nüüd hakkama saame siit? Ja see maaldab väga-väga palju ära. Ja nüüd on teine asi, mida me teeme, mida me korra vaatame. Kas keegi teab vangide dilemmast midagi? Mõtle, kui palju mul aega on. Mis asi on vangide dilemma? Keegi ei tea? Okei, tegelikult, kuule, sorry, ma saatsin su tagasi. Tule tagasi uuesti. Ma pean sulle palka maksma varsti. Vangide dilemma on selline olukord, kus te olete kriminaalid, kes on võetud kinni. Mul on ühte inimest veel vaja. See on niisugune väikene, tule, väga hea. See on niisugune väikene mäng, kus sa pead strateegiliselt mõtlema, kuidas sa asjale lähened. Sellepärast, et teid on kinni võetud. Mina olen politseinik ja ma tean, et mitte ma ei tea, ma kahtlustan, et sina oled süüdi autovarguses. Et te kahekesi olete süüdi autovarguses. Aga ma ei ole täiesti kindel, mul on vaja, et te tunnistaksite, kas te olete süüdi või ei ole süüdi. Teil on nüüd kaks varianti. Kas te jääte vait, olete vait, ei ütle mitte midagi, sest teil on alati see õigus, et olete vait ja te ei ütle mitte midagi. Teine variant on see, et te tunnistate. Ehk siis te tunnistate, aga see tunnistus tähendab seda, et sina süüdistad teda. Mis su nimi on? Mis asi? Timo. Dimitri, okei. Sina süüdistad teda ja kui sina tunnistad, siis sina süüdistad teda. Ehk siis te ei tunnista seda, et teie tegite seda, vaid te olete, tema tegi. Kindlalt tema tegi, täiesti raudpõlt. Ja sellest lähtuvalt, kui te siit tabelist näete, kui te olete mõlemad vait, teete seda koostööd, te mõlemad olete vait, siis te olete 1 aasta vangis. Sellepärast, et ma ei saa teilt midagi välja pressida, aga kuna mul on mõned tõendid olemas, siis ma saan teid kinni panna ikkagi. Kui üks tunnistab ja teine on vait, siis see üks, kes on vait, tema ei ütle midagi, teine ütleb sulle näiteks, et kuule, see vend varastas selle auto täiega ära ja sina lähed 3 aastaks vangi ja sina oled vaba. Kui sina tunnistad tema vastu, siis sa oled vaba. Ja vastupidi, kui sina tunnistad tema vastu ja juhtub, et tema on vait, siis sina saad vabaks ja sina lähed vangi. Ja kui te nüüd mõlemad tunnistate või süüdistate nii-öelda üksteist, ütlete, et te olete mõlemad süüdi, siis te olete 8 aastaks vangi. Arusaadav? Okei. Mine sina nüüd siia. Ja nüüd otsustage, kumba te teete. Kas te tunnistate või te olete vait? Aga omavahel kokku ei lepi. Sest teie tahate kõige paremat olukorda. Teie tahate sellest jamast välja saada. Aga sellel on riskid. Nii. Sosista mulle kõrva, kas sa oled vait või sa tunnistad? Okei. Kas sa oled vait või sa tunnistad? Okei. Ehk siis te mõlemad tunnistasite üksteise vastu, nii et te mõlemad lähete 8 aastaks vangi. Nii, järgmine raund. Mõelge natukene, mis te teete? Okei. Sina saad vabaks, sina lähed 3 aastaks vangi. Okei, nii, uus raund. Te olete mõlemad 8 aastaks vangi. Nägite te praegu, mis juhtus või? Alguses tegelikult teine raund on ja sina tahtsid koostööd teha, olla vait ja siis sina keerasid talle käru, nii et sina said vabaks. Väga hea, aitäh teile, mingi istuge koha peale, me praegu ei jõua sellest rohkem rääkida. Minu meelest selle kohta on täitsa nagu eraldi mäng. Niimoodi, et kui te mängite seda, siis on punktide peale. Ja kes siis on kõige parema strateegia loonud, siis see võidab. Aga nüüd on küsitav, mis te ise arvate, kumb on parem, kas tunnistada või olla vait? Tunnistada. Tunnistada teise vastu, on ju. See on nagu kõige safe'im. Aga kui me nüüd paneme selle natuke teise konteksti, siis need tulemused, mida teadlased on saavutanud, mis tänapäeva ühiskonnast räägivad väga palju, on natuke teistsugused.
ja me näeme kohe ühte videot, kus otseselt ei ole küll nagu vangide dilemma teema. Natuke teine mäng on pankurimäng. Ehk siis sa pead tegema koostööd, et pankurilt münte saada. Ja olenevalt sellest, kui hästi sa koostööd teed, nii hästi sa neid münte ka saad, nii et vaatame natukene seda ka. This game is now known as the prisoner's dilemma. So let's play a game. A banker with a chest full of gold coins invites you and another player to play against each other. You each get 2 choices. You can cooperate or you can defect. If you both cooperate, you each get 3 coins. If one of you cooperates but the other defects, then the one who defected gets 5 coins and the other gets nothing. And if you both defect, then you each get a coin. The goal of the game is simple, to get as many coins as you can. So, what would you do? Suppose your opponent cooperates, then you could also cooperate and get 3 coins. Or you could defect and get 5 coins instead. So you are better off defecting. But what if your opponent defects instead? Well, you could cooperate and get no coins, or you could defect and at least get 1 coin. So no matter what your opponent does, your best option is always to defect. Now, if your opponent is also rational, they will reach the same conclusion and therefore also defect. As a result, when you both act rationally, you both end up in the suboptimal situation, getting 1 coin each, when you could have gotten 3 instead. In the case of the US and Soviet... Okei, ma peatan siin nüüd läheme natuke jällegi. Ma soovitan selle video ära vaadata, sest see on nii oluline video. Nagu see pealkiri ütleb, this game theory problem will change the way you see the world. Ja kui me tegelikult, kui kõik selle järgi opereeriksid, siis meil ei oleks maailmas mitte ühtegi probleemi. Ma olen täiesti kindel. Läheme natuke edasi, vaatame siis, mis veel tehti. 6-20, okei, enam-vähem. He invited some of the world's leading... In 1980, he decided to hold a... Sorry, nii. Tehti siis turniir. That is what Robert Axelrod, a political scientist, wanted to find out. So in 1980, he decided to hold a computer tournament. He invited some of the world's leading game theorists from many different subjects to submit computer programs that would play each other. Axelrod called these programs strategies. Each strategy would face off against every other strategy and against a copy of itself. And each matchup would go for 200 rounds. That's important, and we'll come back to it. Now, Axelrod used points instead of coins, but the payoffs were the same. The goal of the tournament was to win as many points as possible. And in the end, the whole tournament was repeated 5 times over to ensure the success was robust and not just a fluke. Axelrod gave an example of a simple strategy. It would start each game by cooperating and only defect after its opponent had defected twice in a row. In total, Axelrod received 14 strategies, and he added a 15th called random, which just randomly cooperates or defects 50% of the time. All strategies were loaded onto a single computer where they faced off against each other. One of the strategies was called Friedman. It starts off by cooperating, but if its opponent defects just once, it will keep defecting for the remainder of the game. Another strategy was called Joss. It also starts by cooperating, but then it just copies what the other player did on the last move. Then around 10% of the time, Joss gets sneaky and defects. There was also a rather elaborate strategy called Grasscamp. This strategy works the same as Joss, but instead of defecting probabilistically, Grasscamp defects in the 50th round to try and probe the strategy of its opponent and see if it can take advantage of any weaknesses. The most elaborate strategy was Name Withheld, with 77 lines of code. After all the games were played, the results were tallied up and the leaderboard established. The crazy thing was that the simplest program ended up winning, a program that came to be called Tit for Tat. Tit for Tat starts by cooperating, and then it copies exactly what its opponent did in the last move. So it would follow cooperation with cooperation and defection with defection. But only once. If its opponent goes back to cooperating, so does Tit for Tat. When Tit for Tat played against Friedman, both started by cooperating, and they kept cooperating, both ending up with perfect scores for complete cooperation. When Tit for Tat played against Joss, they too started by cooperating, but then on the 6th move, Joss defected. This sparked a series of back-and-forth defections
a sort of echo effect. Okay, so now you've got this alternating thing, which will remind you of some of the politics of the world today, where we have to Politics of the world, ma lihtsalt toon esile, on ju. do something to you because of what you did to us. And then when this weird program throws in a second unprovoked defection, now it's really bad, because now both programs are going to defect on each other for the rest of the game. And that's also like some of the things that we're seeing in politics today and in international relations. As a result of these mutual retaliations, both Tit for Tat and Joss did poorly. But because Tit for Tat managed to cooperate with enough other strategies, it still won the tournament. We're being joined. Hey, Mike, no, there's Qualities. that at all. If that happened, Axelrod found that all the best performing strategies, including Tit for Tat, shared 4 qualities. First, they were all nice, which just means they are not the first to defect. So Tit for Tat is a nice strategy. It can defect, but only in retaliation. The opposite of nice is nasty. That's a strategy that defects first. So Joss is nasty. Out of the 15 strategies in the tournament, 8 were nice and 7 nasty. The top 8 strategies were all nice, and even the worst performing nice strategy still far outscored the best performing nasty one. The second important quality was being forgiving. A forgiving strategy is one that can retaliate, but it doesn't hold a grudge. So Tit for Tat is a forgiving strategy. It retaliates when its opponent defects, but it doesn't let defections from before the last round influence its current decisions. Friedman, on the other hand, is maximally unforgiving. After the first defection, just from the opponent would defect for the rest of the game. Okay, that's it. No mercy. And that might feel good to do, but it doesn't end up working out well in the long run. Ehk siis, kui paljud said sellest mõttest aru? Kas keegi tahab mulle kiirelt kokku võtta? Mis selle asja point oli? Väga huvitav. Ehk siis, kui teie enne, ma räägin siis teie eest, teie enne ütlesite ise, et targem on mida teha? Olla vait. Aine, koostööd teha. Ka siin need, kes tegid koostööd, need võitsid. Sellepärast, et see on väga cheesy ja lääg, tehke koostööd, olge sõbrad. Tegelikult see toimib ja see on ka minu kogemuses niimoodi. Sellepärast, et ma korra vaatan, mis siit... Ma ei lähe sinna veel praegu. Ma korra räägin enne sellest ära, kui ma räägin vihast ja agressioonist, et kuna see test tehti, pandi need arvutiprogrammid omavahel võistlema, siis võitis see programm, kes kehtestas ennast, ehk siis kui sina talle keerasid, siis ta keeras vastu, aga siis ta astus tagasi, ütles, et davai, nüüd ma olen valmis jälle koostööks. Ja see toimib üli hästi, sest teate, mis juhtus? Ma töötasin kunagi vallas ja ma tegin just hästi rasket protsessi, kus ma läksin hästi paljudega riidu. Ja üks poliitik kirjutas minust ajalehes, ütles, et Iti on üks kõige jubedam loom üldse. Ta sõidab kõigist üle, ta ütleb igasuguseid asju ja ta on täielik nõme mõrd, nii edasi. Ja ma ei vastanud sellele artiklile, ma oleks võinud vastu kirjutada, et ise sa oled nõme, ma ei viitsinud vastata. Ja kui me nüüd paari aasta pärast uuesti kokku saime, siis ma mäletasin küll seda, et ta oli nõme mu vastu. Aga ma läksin sinna koosolekule ja ma ütlesin tere, väga tore näha. Ja ma suhtlesin temaga ja ma austasin teda edasi nii, nagu ma ikka austasin. Nii, nagu ma ikka oleks pidanud käituma, sest see väike konflikt mind ei mõjutanud, sest ta ütles neid asju, mida ma teadsin, et ei ole tõsi. Ja siis juhtus see, et ta sai aru, et ma ei ole vaenlane. Ma ei ole seda isiklikult võtnud ja ma sain talt just äsja ühe tööpakkumise. Ta oli valmis, kuna ta nägi, et mina olen koostööaldis, siis ta oli valmis mulle töökohta pakkuma, mis on väga suur samm tagasi, sellepärast, et tegelikult me olime konfliktis. Mängime nüüd teist moodi läbi. Ta kirjutas mu kohta artikli, ma oleks talle teises artiklis täiega vastu pannud, ma oleks täiega kaklema läinud. Siis kui ma tulen näiteks, ma ei tea, tuleme ruumi temaga koos, oletame sa oled see mees, kellega ma tüli läksin. Ma oleks tulnud ruumi mingi... Niimoodi.
siis tema ei oleks saanud minuga koostööd teha. Miks? Sest ta näeb, et ma ei salli teda. Ja selleks, et ta mulle teeks tööpakkumise, siis see tähendaks, et ta peab oma ego väga palju alla laskma. Ta peab olema imeinimene, kui ta tahab mulle tööpakkumist. Ärge kirjutage mulle, palun. Okay. Et see peab olema väga-väga enesekindel inimene. Seda ei juhtu inimesed. Kui te lähete konflikti ja teie seda ust uuesti ei ava, siis väga vähesed tulevad teile vastu. Kahjuks on nii. Meie egod on nii suured, et me ei saa sellest üle. Ja nüüd on 2 asja, mis tulevad, millest ma lähen veel tagasi, milles mina olen väga halb. Viha ja agressioon ei ole üks ja seesama. Kui te kiirelt nägite, mida ma muutsin, mis vahe neil on, kas keegi oskab öelda? Mis vahe on vihal ja mis vahe on agressioonil? Mis asjad need on? Põhimõtteliselt õige. Viha on tunne, on ju? Ma võin tunda ennast hästi vihaselt. Ma olen hästi vihane praegu. Täiega vihane. Ma siis istun ja tegelikult, kui mina olen tavaliselt vihane avalikus, näiteks koosolekul, siis ma olen siuke. Aga sees pulbitseb, on ju? Ja agressioon on see, et ma lähen ja ma lasen selle viha välja ja ma ütlen, sa oled jobu. Sa oled täis tropp, noh. Ma vihkan sind nagu kõige rohkem, sa oled nii loll lihtsalt. See on agressioon. Ma ei mõtlenud praegu seda. See on agressioon, ehk siis ma tunnen seda tunnet ja siis ma ütlen sellega välja ja ma teen selle ära, ma löön kedagi näiteks, panen täie paugu, see on agressioon. Viha ja agressioon ei ole üks ja seesama. See on okei tunda viha, aga mitte olla agressiivne. Ehk siis siin on ka see toodud, on ju? Jällegi, kui keegi tuleb, vaata nagu me enne mängisime läbi selle konflikti, keegi tuleb mulle kallale, on ju, keegi ütleb mulle midagi, siis ma annan teile hästi võimsa tööriista, millega ennast maandada ja millega hakkama saada sellega, et keegi teile nähvab. Ja uskuge mind, neid inimesi tuleb elus, kes ütlevad teile näkku midagi. Ma tegelikult nägin siin samas koolis ühte olukorda, mis eskaleerus väga koledasti. Ja selleks peab lihtsalt natukene trenni tegema. Tegelikult me selle juba tegime ära. Ehk siis, keegi tuleb mulle peale, siis kõigepealt sul lähevad kõik need adrenaliini näärmed lähevad täiega püsti, ja sa oled täiega närvis sellepärast, et keegi nähvas sulle. Ja siis sa peatud, sul on tegelikult väga palju aega ja see aeg mängib sinu kasuks. Sa peatud, maandad, seisad lihtsalt, mis peatu hinga vaata mõtle. Natuke teistmoodi on teid seda vahet ole. Ehk siis sa peatud korra, hingad, sest kui sa hingad sügavalt, siis see annab su ajule hapnikku, sa saad selgemalt mõelda. Siis sa vaatled korra, mis toimub ja mõtled, mida vastu öelda. Ja see tihtipeale võib olla ka väga selline lihtne vastus. Näiteks kui oletame, sa ütled mulle, et ma olen täielik jobu ja et ma ei tea, vahi seina, siis ma võin öelda, et huvitav. Aga mis seal seina peal on siis? Noh, saad sa aru? On ju? Ehk siis, kui keegi karjub mu peale, siis ma korra lihtsalt päris huvitav vaatan oleks sul. Väga lahe. Okei, aga kuidas meil edasi läheme? Ehk siis, kui ma hakkan vastu reageerima ja vastu karjuma, siis see kõik plahvatab. Siis me läheme suurde konflikti ongi läbi. Aga kui mina jään rahulikuks, siis teine saab ka rahulikuks jääda. Ehk siis see on hästi lihtne meetod, kuidas ennast tagasi tõmmata. Noh, täpselt sama asi, vaata, nagu me enne mängisime. Näiteks mul on ka ülemus peale olnud, et ma ei saa hakkama. Ja ma ei ole seda mitte kunagi suutnud, ma harjutan seda, praktiseerin seda, et ma lihtsalt selle hetkes, mina olen hästi kergelt närvi. Ma lähen mega kergelt närvi, keegi mu peal karjub. Noh, ei hinga enam, ma hinga 3 minutit, ma arvan, selle jooksul. Ja siis ma olen... Ja ma lähen tegelikult ära, ma ei suuda vastata, ma jooksen täiega kokku. Tavaliselt ma jooksen täiega kokku. Ja siis pärast ma lähen koju, et mida perset, nii loll, sa oleks võinud vastata midagi. Või noh. Ma tegelikult lihtsalt korra 3 sekundit, võta see aeg maha. Ja küsida, mis sa mõtled sellega? Mis sa täpsemalt mõtled sellel? Ja tema peab hakkama ennast selgitama. Ja sina oled olnud nii rahulik, et ta ei saa enam. Ta ei saa vihane olla, kus see karjub su peale, kui sina oled mega rahulik. Noh, see ei ole võimalik. Ehk siis korra. Naine. Ja see on alati, noored teate, ma tean seda ja see on väga raske olla, see targem pool, on ju.
vallas ka täiskasvanud inimesed, lapsevanemad helistasid mulle, lihtsalt sõimasid läbi ja ainuke asi, mida ma saan teha, on see, et ma saan aru, ma mõistan sind, ma saan aru, et sul on mingi mure, kõik on hästi, vaata, olla rahulik, aga see on väga raske, see vajab hästi palju harjutamist. Muideks äge lugu Kiviõlis, ma elan Kiviõlis, on ju. Ja meil on õhtuti siuke komme kuttidel, kui palju mul aega on, päris palju, okei, väga hea. Kuttidel on hästi palju aega, nad chillivad tänavatel ja täpselt teevad, nad käivad oma nende suurte kõlaritega ringi ja lasevad hästi paljusti muusikat. Ja see juhtub tavaliselt kell öösel kell 12. Ja ma sain ükskord täiega vihaseks, mul oli nii siibir, ma tahtsin magada, mingi vend lihtsalt chillib ukse ees, mingi täiega kõllis, tuleb mingi räiget, ma ei tea, taapstep või mis asi see oli. Ja ma võtsin oma väikese Suzuki, millega ma sõidan, Suzuki Liana, mõtled auto on ju, aga ma sõidan sellega, sest ma tahan sellega lõpuni sõita. Läksin siin autosse öösel kell 12 pidžaamades, põhimõtteliselt istusin autosse, kus need kutid olid seal suht samas lähedal ja panin klassikalise muusika põhja. Ja siis lihtsalt vahtisin neile otsa. Mis need on, vaata. Jumala vihane, täiesti nagu pealaest jalad alla on vihane. Lasin akna alla, ütlesin, mida te teete nagu? On tore olla nüüd või? On nüüd tore olla, kõik lasevad muusikat jube äge, on ju. Ma olin täiega närvis, ma tahtsin magada. Täiega närvis. Ja siis saad aru, freaking kutt. Selle asemel, et kohmetuda või teha, tüüp muutis selle naljaks. Kuule, tuli mulle vastu mingi, kes ma sõitsin talle autoga veel kõrvale, tuli mingi oma selle boomboxiga. Kuule, täiega äge muusika sulle. Mida asja, kuule? Lahe värke. Lased ka? Me chillime ka siin. Seda oli täiesti sõnatu. Ma mõtlesin, okei, tavaine. Ta võttis selle huumori, tõest keeras selle kõik mu vastu. Ja ma ei saanud mitte midagi. Ma ei saanud vihane olla, sest ta oli nii tore mees. Ta oli nii tore kutt. Lihtsalt ta naeratas mulle, mul oli lõbus, tal oli lõbus. Ja ma ei olnud vihane enam. Mitte see ei tähenda, et muusika laskmine öösel kell 12 oleks lubatud. Aga tema suutis huumoriga tulla tegelikult välja väga sellisest kriitilisest olukorrast. Oletame, kui ma oleks olnud keegi teine politseinik, ametnik, mis iganes. Ta oleks välja roninud sealt, sest tal oli see võime huumoriga suhtuda sellesse asjasse. Ehk siis see oli see hetk, kus mina sain aru, et näete, ma olin vihane. Ma tegin selle agressiooni liigutuse, ehk siis ma tahtsin näidata neile kohta kätte ja mind maandati ära. Hästi huvitav. Ehk siis ma tahaks teie lugusid teada, kui keegi on teile nähvanud, kuidas teie tavaliselt reageerite? Võib-olla minu reaktsioon on see, mis on veider, aga äkki teie suudate juba reageerida õigesti? Kuidas keegi reageerib? Julgete avaldada mulle? Toimib? Väga hästi toimib. Sa oled tõesti nagu mingi... Okay. Kas keegi julgeb tunnistada, et ta on, loodan, et siit ei tule mingit isiklikku. Kas keegi julgeb tunnistada, et ta on vastu ka pannud täiega lihtsalt? Väga hea. Sina? Väga hea. Ja, ma ka. Täiega panen vastu vahepeal. Mida pekki nagu. Aga kuidas see lõppenud on? Kas see on hästi lõppenud? Kas te olete sõbraks saanud või? Kuidas lõppes see konflikt? Tema nähvas sulle, sina nähvasid vastu? See ei mäleta, väga hea. See on ka teine asi, unustad ära lihtsalt. Ja siis saad järgmine päev sõbralikult edasi minna. Mis sul juhtus, kas sa julged öelda või? Kuidas edasi läks? Ei taha öelda. Kas ma aiman, et ei ole siiamaani rääkinud? Väga hea. Nad ei ole siiamaani rääkinud. Ja nüüd on see tuleb sellest loost, vaata, mida ma teile lasin just. Ehk siis, kui sa ei andesta ja ei liigu sealt edasi, siis sa rikud selle suhte ära ja te ei suhtle enam mitte kunagi. Mõnes mõttes see on okei, sa ei peagi kõigiga suhtlema. Aga vahepeal oleks tore see, et kui te tahate koostööd teha, siis näiteks mina olen ka paar suhet ära rikkunud, mille puhul mul on jumala kahju. Tegelikult oleks pidanud andestama ja edasi liikuma. Ja see tit for tat oli kõige edukam programm, kõige edukam strateegia. Miks? Sest see ka ei aita, kui me kogu aeg lõmitame. Keegi nähvab meile, keegi paneb meile vastu pasuna, siis ma olen süüd, võtad kõik enda peale. See ka ei toimi. Mind on niimoodi ükskord ära kasutatud, et ma kogu aeg ütlesin, sorry, mina teen, ei ole hullu, minu süü, Kui sul on argumendid olemas ja sul on faktid olemas, siis korra peab ütlema, stopp, mina olen oma osa teinud, sa ei saa mulle niimoodi öelda. Ja kui sa korra veel mulle niimoodi ütled, siis ma rohkem sinuga koostööd ei tee, kõik. Ja kui ta sellest saab aru ja ta tõmbab tagasi, siis sina tõmbad ka tagasi. Ja see on kõige edukam. Ehk siis lõmitada ei tasu.
alandlikkust ainult tasub kasutada esimese konflikti puhul, aga sellesse ei tohi jääda. Nagu see mees ütles, poliitikas, mis toimub? Mis toimub tavaliselt? Te näete ka Kohtla-Järvel väga äge poliitiline elu. Kui ma lähen kellegagi tülli, mis siis juhtub? Mis juhtub? Me oleme vaenlased igavesest ajast igavesti ja me ei tee mitte kunagi enam ühtegi koostööd, sest ta on jobu ja see jääb niimoodi igavesest ajast igavesti. Ehk siis nad ei tee mitte kunagi enam koostööd. Tegelikult vahel ma olen näinud isegi 2 poliitikut, kes kaklevad omavahel ja nad võitlevad sama asja eest. Aga lihtsalt, kuna nad kunagi varem on läinud riidu, siis nad rohkem enam üksteisega ei räägi, kuigi nad tahavad täpselt sama asja. See on ajuvaba. See on ajuvaba. Lihtsalt sellepärast, et mul on ego, on ju. Ja ma arvan, et ma enam ei suuda selle inimesega rääkida. Nagu lihtsalt ja nii on. Ja meil on nii palju probleeme sellest. Ehk siis tegelikult, mida ma olen näinud, on 3 reaktsiooni. Ehk siis sa saad võtta seda asja imestusega. Kas te olete kuulnud Ita Everi ütlust? Ära vihasta, imesta. Et okei, väga huvitav. Või siis teine asi naljaga, kui sa oskad. Mina ei oska nalja väga kasutada. Ja 3. on see, et mul oli lahe sõbrannaga, käisime jutustamas ja mingisugune tema sõbranna oli talle üks õhtu kõik välja ütlenud, mis ta temast arvab. Lihtsalt lampi. Lamp ütlenud, et sa oled täielik ja tegelikult sa oled täiesti enesekeskne bitch nagu, ja ma ei saa aru, mis sul viga on, et sa tuled siia kohtumisele põhimõtteliselt 2 tundi hiljem, mida asja nagu. Ja siis mu sõbranna, mis panin täiega kirja sellest, see oli nii lahe vastus. Sõbranna lihtsalt vaatas talle otsa, et kuidas sa tunned ennast nüüd? Kas sul läks paremaks? Kõik. Sa ei saa midagi teha. Sa oled relvitu. Sellepärast, et sa oled kõik asjad maandanud. See on nagu, enam ei ole mitte midagi teha. Ehk siis need on need 3 varianti. Ja sa ei saa seda, vaata see, kuidas sa ennast tunned, see peab olema täiesti siiras. Sa ei saa olla see, kuidas sa ennast tunned nüüd või? Kuidas sa on parem või? See viib konflikti. Mis asja, ma tahan nagu, mis teed, mis arvad, mis sa oled. See on nagu näägutamine. Ja kui sa päriselt tunned huvi, kuule, sul on kõik korras või? On kõik korras? Kas sul läks midagi halvasti? Räägi mulle. On ju. 2 erinevat energiat. Ja see naljaga võib ka olla, võib olla mõnitav nali või võib olla soe nali. Ma arvan, kutid saavad sellest ka päris hästi aru, nad teevad päris palju nalja, on ju. Ehk siis, kui ma vähegi saan teile anda, lihtsalt proovige. Kas teile koolis on sellest teemast räägitud? Äkki ma rääkisin 1,5 tundi seda asja, mida te kõik teadsite juba. Kas teil on räägitud suhtlemise teemast? Ma näen, et on raputused. Veel? Kas keegi õpetajatest on teile rääkinud nendest asjadest? Ma ei näe ühtegi pealiigutust, ei ole. Siin ma olen 2 eitamist näinud. Kas keegi ütleb, et jaa, ta teab kõike? Ta kuulis seda kõike. See on kõik juba läbi mängitud 700 korda. Okei, ehk siis pigem mitte. Ja see on nii naljakas, sest see on üks kõige olulisemaid oskusid üldse. Kui te lähete koju, vaadake need 2 videot ära. Seal on siis naine, see Vanessa Van Edwards, kes alguses rääkis. Tal on 5 power cues ja 5 warmth cues. Ja kui te need selgeks õpite, siis te suudate ennast väga hästi tasakaalustada. Ja kui te nüüd selgeks ei õpi, siis te loobite endale kaikaid kodaratesse, sest teadlikult võite ennast õõnestada. Ehk siis see on teie enda valik. Aga ma arvan, et kui te suudate sealt midagi kõrva taha panna, siis see võib teie elu täitsa korralikult muuta. Ja igapäevases elus mina näiteks tean, et mul on sellised mikrosolvumised. Ma ei tea, kas teil on ka tüdrukutel näiteks. Keegi ütleb mulle midagi, vaata nagu see AC/DC on ju. Pärast tuli välja, et see on Antichrist, Devil's Child ei ole üldse see, mida nad selle nime all mõtlevad. Ja samamoodi on ka teie suhtluses. Keegi ütleb mulle midagi, ma võtan seda isiklikult, et tegelikult ta ei mõelnud. Ta ei olnud isegi samas stratosfääris, ta ei tahtnud solvata mind. Ta lihtsalt tegi nalja või ta tegi midagi muud, ütles kogemata midagi. Ei jõudnud läbi mõelda, mida ta selle all mõtleb. Ja meie võtame seda kohe isiklikult. Et märka neid ja kui sa vähegi saad, tõmba ennast sabast tagasi.
Sest see ei ole väärt seda reaktsiooni. See lihtsalt ei ole väärt seda. Ja, lisateema, väga hea, meil on natuke aega. Antipaatia. Tuleme korra selle juurde tagasi. Antipaatia on alati vastastikune. Ja mul oli ükskord hästi tugev antipaatia ühe inimese suhtes. Ma ei sallinud teda. Ma ei saanud temaga üldse läbi, sest tema energia oli täiesti teine kui minu energia. Aga ma tegin sellest mängu. Ma ei tea, kui teil on õpetajaga, proovige, kutid, kuulge teie üleval seal, kui te ütlesite, teil on õpetajatega konflikt. Et on mingi õpetaja, kellega sa ei saa hakkama. Teate, mis ma soovitan? Tehke see mänguks. Ja tehke see selleks mänguks, et kas te saate ta oma paati tagasi või mitte. Ja tead, kuidas see mäng käib? Sorry, see on natuke võib-olla ka ebaviisakas, aga see aitab teid elus täiega edasi. Näiteks, oletame, sa oled see õpetaja, kes mulle ei meeldi. Siis selle asemel, et ma visuaalselt näitan välja, et ta mulle ei meeldi. Sa ei suhtle temaga. Sa teeskled, et sa oled ta parim sõber. Teeskled, et sa saad tema küljest läbi. Tere! Tere päevast. Tere päevast. Aga kuidas teil läheb? Väga hästi või? Väga tore kuulda. Ja ükskord ma tegin seda ühe inimesega ja ma tegelikult ikka ei sallinud teda. Ma ei saanud hakkama, mul oli täielik tõrge. Aga tema arvas, et me oleme parimad sõbrad. Lõpuks. Selle protsessi lõpuks ta arvas, et ma saan temaga väga hästi läbi. Ja isegi mina jäin ise natuke uskuma seda, sest ma kuidagi suutsin temas esile tuua selle reaktsiooni, et ta ei olnud enam mu peale pahane. Nii naljakas, sest ma võtsin seda, kõige lahedam meil ülikoolis üks poiss sai kursusel ainukesena A, sellepärast, et ütles õppejõule, et tal on ilus kleit seljas. Läks loengusse, ütles, teil on nii ilus kleit täna. Ja sai A, kõik teised said B. Ja siis järgmine semester ma otsustasin, ma kasutan sama taktikat ja ma sain ka A. Ehk siis üliväikesed asjad, lihtsalt üliväikesed asjad, millega te saate, teil ei pea see inimene meeldima, aga te lihtsalt teesklete. Ma olen sinuga parim sõber, lihtsalt. Sorry, vaata. Aga see on ainult kasulik siis, kui teil on vaja see asi lihtsalt tehtud saada. Igapäevaselt, see on kole, kui te ei ole need, kes te tegelikult olete. Aga ülikoolis saadke andeks, te saate läbi ainult siis, kui te vastate õppejõule tema enda sõnadega. Nii on. Ärge vaielge ülikoolis õppejõudude vastu. Päriselt ka, see ei lõppe hästi. Et siis proovige teeselda, sest te peate lihtsalt ellu jääma seal. Nii. Kas keegi plaanib üldse need kahte videot ära vaadata kodus? On kellelgi see mõtteenergia? Väga hea. Minu eesmärk täna on sellega täidetud, sest need on väga head videod. Ja üldse sellel naisel on veel hästi palju videosid, mida tasub vaadata, sest ta on selle asja teaduslikult läbi uurinud. Ta ei ole see, ma tunnen, et see toimib, ma jagan teiega. Pigem olen mina see, kes räägib enda kogemusest, aga tema on teadlasena teinud katseid. Ja see teine mänguteooria näitab ka väga palju ära. Nagu me rääkisime, seal oli see nice strategies ja nasty strategies. Ja need näästid ei võitnud mitte kunagi. Sellepärast, et nad lihtsalt halvasid oma punktid ära. Nad ei saanud nagu mitte midagi kätte. Isegi kui nad maksid kätte, isegi kui nad jäid vihkama seda teist strateegiat, nad ei teinud enam koostööd, nad ei võitnud mitte kunagi. Et selles mõttes on nagu huvitav, et vaadake see video ka ära ja ma arvan, et siis te saate aru, miks on see nii oluline. Nii, kes tundis, et ta sai täna siit midagi kaasa endale? Okei. Te tahate meeldida mulle praegu. Ei, see ma usun teid. Kas keegi julgeb välja öelda, mis on kõige kasulikum asi, mida ta täna kuulis? Alati tunnistada. Okei, teha koostööd siis, jah? Okei, nii. Kas keegi julgeb veel midagi öelda? Mina kipun liiga palju noogutama. No näed. Ma arvan, et 3 korrast piisab. 3 aeglasest korrast. Ja see vaata see bubbleheader, millest ta rääkis. Ta pärast ka räägib, et tegelikult kui sa teed selle pea kallutuse, siis enam noogutada ei saa. See on nagu natuke raske vaata. Et natukene kallutada pead ja siis sa juba annad selle soojuse, aga sa ei tee seda. Sest ta tegelikult täpsustab ka seda, et kui sa teed seda, siis sa näitad, et sa oled närviline ja sa tahad, et see jutuajamine lõppeks. Et kui sa tahad kedagi panna juttu lõpetama, siis sa teed talle seda. Okei. Pigem ka see, et vaata, kui sa oled kuskil mingis situatsioonis, kus üks inimene näiteks räägib, vaata siuke situatsioon, kus üks inimene räägib. Ma räägin just siuksest situatsioonist, nagu siin praegu üks inimene räägib. Sa oled ka seltskonnas, sa paned tähele, et teised ei kuula,
siis kipub ka see rohkem juhtuma, et ma vaatan selle inimesele otsa, et mina olen kohal. Ja siis ma kipun rohkem noogutama, aga võib-olla see pole täpselt seesama ma arvan, et sa oled nagu hingepäästja, sest minu meelest see on kõige hullem olukord, kui sa oled olukorras, kus terve seltskond on ümberringi, sa räägid midagi ja korraga keegi ei kuula. See on nii piinlik, kuidas see lõpeb? Ja okei. Ja siis kui on seal üks inimene, kes sulle otsa vaatab ja noogutab, kui sina satud olema see inimene, kes kuulab seda ühte inimest, sa saad kohe +3 punkti nagu kohe kirjas. Et proovige seda seltskonnas tähele panna, kes jääb välja. Aga jaa, sellel hetkel ma arvan, see pea noogutamine on hea. Lihtsalt ma tean ka ise, ma olin Islandil ratsagiidina tööle, siis seal oli selline ütlus jah asemel või jess oli jau-jau. Nagu, nad ütlesid jau-jau. Et kui sa tegid midagi ja tahtsid öelda, okei, vaata, ütlesid jau-jau. Ja siis ma võtsin selle hullult omaks, ma käisin mõnda Islandit, panime mingid sadulaid selga ja möllasime, siis ma jau-jau. Ja siis korraga mu boss sai täiega vihaseks mu peale, ütles, et kas sul on kiire või? Mida sa jautad, vaata? Kas sa tahad, et ma lõpetan rääkimise või? Mis on viga on, vaata? Okei. Tegelikult ma ei mõtlenud sellega üldse midagi. Ta võttis seda nii isiklikult ja mina ei saanud aru, et see jau-jau. Et see on nagu see, et see võib mõjuda sellena, et tee kiiremini, räägi ära, ma ei viitsi kuulata sind. Nii et olge selles osas nagu ettevaatlikud. Aga teate, mul ei olegi rohkem teile mitte midagi rääkida. Mul on tunne, et me saime need teemad kaetud ja teil on 10 minutit vaba aega, nii et minge võtelge elu üle järgi. Või siis Andro, ma ei tea, kas sa tahad neid ära lasta või ma hoian neid kinni veel siin või? Pigem või kinni hoida, jah? Jaa, küsimused ka. Ma rääkisin nii palju, keegi taha küsida. Ükskõik mingi situatsiooni kohta või üldse, kes esimest kord tiitlit näeb, kes see üldse on, et tuli rääkis paremat juttu küll. Just korra hästi kiirelt ütlesin, kes ma olen. Nii? Jaa, ma teen TikToki ka natuke. Mingi... Ma follon sind lihtsalt. Lahe, nice, thanks. Väga äge. Keegi otseretke videosid ka näinud või? Päriselt või? Nii cool. Meeldivad jah? Kui sa kõiki vaatad, siis ilmselgelt meeldivad. Ma olen tegelikult täis matkaline ja metslane, nii et ma kõndisin Eesti sirgesjoones läbi 176 kilomeetrit, lihtsalt läbi kõige, kui sa mõtled, et tavai hakkaks siit minema, siis mis ette jääb, lähed kõigest läbi, siis ma tegin selle ära, päris äge oli. Et kui te tahate vaadata, siis YouTube'is leiate Tommiti ja teil on väikselt enese promoga. Ja, vaat. Aga küsimusi ei ole selle teema kohta. Väga hea, siis kõik on selge, on ju, raudselt. Minge vaadake videod ära, need on ülihad. Ma ei tea nüüd, kas lasta teid erandkorras ära või mitte. Okei, aga lärma ma ei lähe kooli peale, nii et 10 minutit vaikset aega. Okei? Ja väikse kliigikas.